tere taas! Oleme jõudnud 3. virtuaalse tantsumängide saateni. On suur rõõm, et oled täna taas meiega arvusvõistleja kaaselaja. Tänaseks on tantsuline lahuenduse leidnud juba 2 väljakutset, mille teile esitanud oleme ja 2 ülesannet on veel ees ootamas. Põnev on ju? No vot, aga tegelikult pole ma siin üldse mitte üksi. Emil, kes möödunud saates Tartu Ülikoolis teadust tegemas käis, otsustas siiski omadel liistude juurde jääda ning on sel korral Viljandis ülikooli õpingutel. Seepärast olen kutsunud enda kõrvale täna suurmehe isiklikult, armastatud koreograaf Andre Laine. Tere kõigile ka minu poolt. Seekord olen siinpool kaamerat ja jätan taustajõud omaette toimetama. Püüan koos Meriliga tuua teieni ägeda ja uue tantsulahingu saate ning tänase saate lõpus ka ühe paraja pähkli jällegi pureda. Ja me oleme jõudnud täna Võrumaale. Praegu aega tervitame teid Võru keskväljakult, mis on kui omamoodi mängumaa linnas, kus on hiigelsuur nukumööblist, mille motiivideks on ratas, rõngas, ring, see tähendabki Võru. See väljak siin on pärast uuenduskuuri täiesti uue hingamise saanud. Kord on väljakul laadaplats, siis kontsertsaal, talvisel ajal aga maagiline Võlumaa. Kes vähegi Võrru satub, siis tehke kindlasti peatus ka siin. Nüüd aga vaatame korraks tagasi sellele, millega on tantsukoolid selle 3 vahepealse nädala jooksul toimetanud. Teise väljakutse teemaks oli teadus võib olla nii hariv kui ka lõbus. Andre, sina kui tantsuõpetaja, mida arvad sina teise vooru esitatud tantsudest? Teise vooru tantsud olid ülimalt ägedad, ausalt, siiras suur kummardus kõigile tantsukoolidele, kes teevad ja mõtlevad nii loovalt ja nii lahedalt asju. Üliäge. Ma ütlen, et iga saatega läheb see asi aina paremaks. Merili. Ja saime sel korral näha päris palju valgeid kitleid ja veel rohkem teadust. Kuid mida õnnestus tantsijatel teada saada või leiutada, saame näha nüüd. Nagu nägime, on tantsustuudio Danstream valla päästnud rohelise viiruse, mille eest isegi ilmselt kõik seni tuntud ja tundmatud koroonatüved kahvatuvad. Võru tantsukeskuse tantsijad seisid silmitsi uute olukordadega, aga nagu mulle tundus, said nad oma tantsuliste katsetega kenasti hakkama. Bertram stuudios tegi Dominik teaduskatseid ja leidis kõigi õppijate rõõmuks kerge lahenduse, kuidas koolis väga häid tulemusi saavutada. Veerandi lõpp läheneb, nii et kui kellelgi mõni hinne vajab parandamist, tasub videost järele vaadata. Tähtvere tantsukeskus sai inspiratsiooni Newtonist ning lahendas mängleva kerkusega kukkuva õuna müsteeriumi. Saaresära tantsukool tegi katsetusi veega ning avastas selle maagilised omadused. Face tantsukoolil õnnestus pildile püüda salapärane valgusnähtus. Kas võis olla tegemist tervitusega teiselt planeedilt? Tantsustuudio 5 tähte avastas katsete käigus õnnehormooni. Ilmselt on nüüd varsti kuulda uudist, et maailma kõige õnnelikumad inimesed ei ole enam mitte Soomes,
vaid tantsivad tantsustuudios 5 tähte. Error tantsukool aga avastas läbi teleskoobi universumist midagi silmale nähtamatut, ehk me siiski ei ole üksi siin universumis. Nii hariv, lõbus ja nüüd ka tantsuline ongi teadus. Võime siin veel pikalt jutustada ja teadusest jahvatada, aga on aeg siiski tagasi maa peale ja asja juurde tulla, sest tantsukoolid ilmselt juba ammu mõtlevad, et kaua me siin ikka lobiseme, tooge juba need punktid lauda. Just nimelt, Merili. Ja vaatamegi nüüd, kuidas hindasid teineteist siis tantsukoolid ise. Aitäh tantsukoolidele punktide eest. Tabelis näeme, et esialgsed poodiumikohad on hõivanud Error tantsukool, Tähtvere tantsukeskus ja Bertram stuudios. Võitja väljaselgitamiseks on vaja veel natukene kannatust. Ja kiidusõnu jagasid tantsukoolid ka üksteisele. Näiteks kiideti tantsuliste katsetuste eest, häid sõnu jagati väga hea kaameratöö ja montaaži ning hea idee eest. Samuti märgiti ära tantsijate terviklikku välimust ja huvitavat valguse kasutust. Ja ikka loomulikult ka väga head ideed. Üks väga hea idee tuli aga ka meil Emiliga, et oleme ise käinud juba mitmes erinevas paigas töövarjuks, põnevaid ameteid uudistamas ning end proovile panemas. Otsustasime seekord ka lubada endale väikese puhkuse ning saata eesliinile hoopis Andre. Kuidagi need noored sellega nüüd hakkama said, jah, et mind maaluurele saadeti. Tegelikult aga käisin astumas vanu radu ning meelde tuletamas seda aega, kui teenisin aega Kuperjanovis. Aga kuidas Andrel läks, mida nägi ja mida tegi, saabki näha nüüd. Kuigi oma koreograafiatöö ja tantsukoolides toimetamisega olen väga rahul, ei ütle ma siiski ära põnevusest ja enda proovile panekust. Kutsun teid endaga Võrru ja Kuperjanovi jalaväepataljoni, et piiluda igapäeva tegemisi muidu üsna varjatud sõjaväelises üksuses. Mul on ajateenistuses Kuperjanovist möödas peaaegu 15 aastat ja nüüd oleks päris huvitav vaadata, mis siin selle ajaga muutunud on. Tere, Meelis! Tere! Ma nagu näen, et teil on kenasti nooremleitlandi auaste. Et rääkige, mis ülesanded on nooremleitlandil? Tüüpilise nooremleitlandi ülesanded on välja koolitada meie sõjaväeüksusi ja seda rühma tasandil. Ehk siis igapäevaselt me koolitame, õpetame 30 meest. Ja seda siis alates SPK ehk siis sõduri baaskursus ja kevade poole siis allüksuse kursus, kus juba me teeme keerulisemaid ülesandeid ja harjutusi. No nii, aga milline on siis tavalise reamehe argipäev? Oskate sellest nagu pajatada meile? Tavalise reamehe argipäev algab hommikul kell 6 äratusega, millele järgneb hommiku võimlemine. Eesmärk lihtsalt üles ärgata, lihased saada konditsiooni, et päeval siis kõvasti tööd ja vaeva näha. Ja nagu üldkooliski tunnid hakkavad 8:30 ja kestavad kella 5-ni. Peale mida
vaba aeg sõduritel, et teha sporti ja muid vaba aja tegevusi. Ühesõnaga on siis hästi kindel organiseeritud päevakava, aga mis juhtub siis, kui keegi millegiga näiteks hakkama saab mõne pättusega? Kui meil sõdur pättusega hakkama saab, siis teda kindlasti distsiplineeritakse ja selleks on meil erinevaid mooduseid. Kõige kergem moodus on noomitus, sealt edasi on distsiplinaartoimkond, mis tähendab öösel kompanii veebli äranägemise järgi kompanii veebli määratud ülesannete täitmist ja kõige raskem karistus on distsiplinaararest, mida siis kohaldatakse sõdurile, kui ta näiteks ei ole tulnud linnaloalt õigeks ajaks tagasi. Väga selge. Aga kui palju teil üldse on neid kaitseväelasi siin? Ma ei mõtle kaadrit, ma mõtlen ka täiesti sellist neid kutsealuseid, et kes tulevad siia õppima ja kui palju neid on tüdrukuid? Hetkel kutsealusi see aasta meil on vähem kui tavaliselt seoses COVIDiga. Hetkel 400 pluss ja tüdrukuid 10. Ja iga aastaga järjest rohkem neid meile tuleb. Väga meeldiv kuulda. Kuid kas argipäevast jääb aega üle ka nagu tantsimisega tegeleda ja kas kaitseväelased tantsivad? Kaitseväelased väga ei tantsi, sest meil selleks üritusi on aastas enam-vähem 1 või 2. Aga ise enda abikaasaga käime küll tantsutrennis ja oleme juba käinud 3-4 aastat. Ja enne seda juba tantsupisiku sain külge ülikooli ajal, kui astusin üliõpilasorganisatsiooni Korps Sakala liikmeks ja seal olid kohustuslikud tantsukursused meil. Ja sealt pisik külge tuli ja abikaasaga kokku saades hakkasime abikaasaga trennis käima. Väga põnev. Aga mis on teie kõige eredam mälestus selle tantsumaastikul? Kõige eredam mälestus vast on ikkagi esimene võistlus ja samba, sest alustasin vale jala pealt ja läks natuke nihu algus, sest me peaaegu pool tantsu tantsisime ära enne, kui aru saime, et mul on midagi valesti. Väga põnev. No nii, suur aitäh, Meelis, et lubasite meid siia tulla ja soovin teile edu ja jaksu. Tänan! No Andre, kuidas sa end tunned? Kas juba 15 aastat nooremana või oled ikkagi 2 jalaga maa peale jäänud ja meie rõõmuks edasi nooruslik tantsuõpetaja? Ja Merili, ma tunnen kogu aeg ennast noorena. Aga Kuperjanovis oli tõesti väga-väga tore ja ma soovitan tegelikult kõigil noormeestel sinna minna. Ja minul läks täitsa hästi sellepärast, et tantsuõpetajana oled sa tegelikult üldfüüsiliselt väga heas vormis. Seega ei pakkunud mulle küll sellist, et ma ei jaksan midagi, nii et väga tore oli. Ja vahepeal siin mõtlesin sulle veel ühe ülesande. Näed, seal eemal on Rõuge ööbikuoru vaatetorn Pesapuu. Et sa nüüd peale Kuperjanovis käiku oled kordades paremas vormis, teeme kohe katse. Kui kiiresti sa Pesapuu esimesel platvormile jõuad. Ja aeg läks käima nüüd. Jah, kohe! No nii, Andre, kas kõik on ikka hästi või teeksid ka veel ühe ringi veel? Ei, selle ühe ringi ausõna ma jätan nüüd sportlastele või kellegile. Tantsuõpetaja on küll väga tugev ja treenitud, aga selle ma jätaks nüüd tõesti kaitseväelastele selle teise ringi. Ühest piisab. Pesapuu vaatetorn, kus me praegu oleme, on 30 meetrit kõrgune ja nagu 2 linnupesaga puu, mille tipus on kuldmuna. See on väga populaarne koht külastuseks ning sellist hetke, kui siin mitte kedagi pole, juhtub üsna harva. Pesapuud saab külastada ööpäeva ringselt. Kui päeval saab tornitippu seita pilgu ööbikorule, siis pimedajal on see pilku püüdev oma erivärviliste tuledemängude poolest. Ja kui Võrumaale satute ja keskväljakul käidud, on järgmine koht, kuhu kindlasti minna Pesapuutorn. Nüüd aga jälle saate ja punktide juurde. Sõna saavad meie 3 põhikohtunikku. Sõna sulle, Leili Väisa. Tere, head tantsijad ja tantsukoolid ning tantsukeskused. Tänan teid taaskord väga toredate, loovate ideede
elukate tantsuvideode eest. 1 punkti saab Dance Stream. 2 punkti Saaresära. 3 punkti Võru tantsukeskus. 4 punkti Face. 5 punkti 5 tähte. 6 punkti Error tantsukool. 7 punkti Tähtvere tantsukeskus. 8 punkti Petram Studio. Palju õnne teile kõigile ja uute tantsudeni. Olge hoitud. Aitäh, Leili! Liigume nüüd edasi ja punktide andmise kord on sinu käes, Merle Kaare. Tere! Minu tänased punktid on järgmised. Dance Stream 1 punkt. Saaresära 2 punkti. Võru tantsukeskus 3 punkti. Bertram 4 punkti. 5 tähte 5 punkti. Tähtpere 6 punkti. Face 7 punkti. Error 8 punkti. Need olid siis Merle Kaare punktid täna. Edu teile! Aitäh, Merle! Ja järgmisena kuulame ära, kuidas hindas esitlusi Helit Seljamaa. Aitäh ka Helitile! Tundub nii, et selle võõru punktitabel hakkab juba ilmet võtma ning kohe saamegi teada, kes on õnnelik tantsulahingu teise vooru võitja. Pinge kasvab ja matemaatikutel, kes on välja arvutanud, võivad juba teada vaikselt, kes see võitja on. Palju õnne, Error tantsukool! Saadud punktidega olete kindel teise vooru võitja. Teie oma on tantsulahingu teine vaheauhind, milleks on 10 jääajakeskuse piletit. Jääajakeskus on Baltikumi ainulaadne kogupere elamuskeskus, kus saab tutvuda elusuures eelajalooliste loomadega ja kogeda elamuslikku ülevaadet sellest, kuidas on aastatuhandete jooksul kujunenud maailma ja Eesti loodus. Palju õnne ka minu poolt. Mõnusate tegevuste vahepalaks kulub alati ära ka hea kosutus veest. Teile kuulub ka plokk unikaalselt Värska Natural Plus maitsevett, ja mis on loodud loodusliku neutraalse mineraalvee baasil ning sellesse on lisatud kasulikke vitamiine ja mineraalaineid ning on valmistatud koostöös Eesti toiduteadlastega. Lisaks saate maiustada ka veidi Põlvamaal käsitööna valmistatud šokolaadiga. Ja nüüd on teie ees teise vooru eripreemiad. Esimeseks tantsukooliks, kes pälvib endale eripreemia, on Dance Stream väga tervikliku lahenduse eest. Palju õnne teile! Ning teiseks eripreemiaks pälvib endale Saaresära tantsukool, lapsekeskse teema ja lahenduse. Heidame aga veel kord pilgu punktitabelile, kus kokku on pandud eelmise ja selle korra punktid. Ja nagu näha, on tabeli esiotsas hetkel kanda kinnitanud positsioonile Tähtvere tantsukeskus 14 punktiga, teisel kohal Face tantsukool 12 punktiga ja kolmas Error tantsukool 11 punktiga. See aga ei tähenda veel midagi, sest oleme võistlusega alles poole peal ning kõik on veel võimalik. Ehk tuleb jälle ajusid ragistama hakata ning püüda teha veel paremini, kui sai eelmine kord.
nüüd aga järgmise ülesande juurde. Nagu nägime Andrek Kuperjanomis üsna maadligi olevat, saime inspiratsiooni just maa lähedusest ning uus ülesanne kõlab nii: 2 jalaga maa peal. Laske oma loovus ja inspiratsioon vabaks. Just nimelt ja klipi pikkuseks, nagu ikka, on 2–3 minutit. Osalejatel endal tuleb taas mõelda tantsule pealkiri. Tantsulisi lahendusi ootame hiljemalt 8. märtsiks e-kirjaga saadetuna. Ja sellega meie tänane saade lõpeb. Aitäh, et olite meiega. Näeme juba 3 nädala pärast ja ikka kell 6.